Nii, aitäh! Nüüd te saite kõik teada, mis EAS-il ja teistel tema partnerorganisatsioonidel kavas on ja nagu te aru saite, siis võimalust kaasa lüüa on erinevad. Võite sukelduda pea ees oma ettevõttesse või jääda vaikselt kuulama kuskile saalinurka, mis see ettevõtte tegemine tähendab. Aga mina tegelikult ei tahagi täna siin pikalt sõna võtta, vaid tegelikult ma tahan anda sõna hoopis tegevatele ettevõtjatele. Ettevõtjatele, kes eelnevatel perioodidel ja hooaegadel on osalenud kas ajujahi konkursil või siis StartSmart üritustel. Ja täna siin lava peal esitlevad, teevad sellise välktutvustuse oma ettevõttest ja oma teenusest. Ja välktutvustus inglise keeles öeldakse selle kohta pitch. Ja kui te lööte Google'isse pitch, siis te saate väga palju pesapalli pilte, mis tähendab, et me ei hakka siin lava peal pesapalli mängima, aga ärimaailmas tähendab pitch põhimõtteliselt seda, et sa suudaksid oma idee väga lühikese ajaga maha müüa. Nii et toolidelt tõusevad investorid ja ütlevad, mina tahan siin osaline olla või tõusevad kasutajad ja ütlevad, et kuhu ma saan ennast kirja panna, et sellest teenusest osa saada. Ja meie ette tuleb 4 ettevõtjat, kes on tegevad ettevõtjad ja nendel on 3 minutit. 3 minutit, et lahti rääkida põhimõtteliselt kogu oma äri. Pärast seda on teil kõigil võimalus seal rõdudel, siin all, kes te istute, võimalus näost näkku nende ettevõtjatega kohtuda ja küsida selliseid küsimusi, mida te olete kogu aeg tahtnud küsida. Rumalaid küsimusi ei ole, võite väga selliseid baasküsimusi küsida, kui ka filosoofilisi või praktilisi küsimusi. Esimesena tahan ma siia lavale kutsuda eelmise hooaja ajujahi konkursi võitja Reibaigi ja Märt, palun, ole hea, teeme suure aplausi! Ja nagu te näete, siis need ettevõtjad ei tule siia lihtsalt sooja juttu ajama, vaid nad näitavad ka, mida neil pakkuda on. Nii, Märt, ole hea, sul on mikrofon olemas. Katsetame, töötab. Ma saan slaidide vahetuse seadme ka. Aitäh, Hannes! Et mina tutvustan teile täna Reibaiki kui ühte investeerimisvõimalust. Inimesed selles rohelises maailmas, kus kütusehinnad tõusevad, otsivad üha rohkem võimalusi, kuidas tänaval liikuda. Ja selleks, et neid võimalusi oleks veel rohkem, me viimegi Reibaigi maailma. Reibaik on 3-rattaline tõukeratas, mida saab juhtida ühe käega ning sellega edasi liikumiseks ei ole vaja sul jalaga pidevalt hoogu lükata. Reibaiki kasutatakse nii ruumis sees kui väljas liikumiseks. Siin on toodud üks trajektoor, mis ma salvestasin ise Tallinnas liikudes ning siit on näha, et mu liikumiskiirus on vahemikus 10-20 kilomeetrit tunnis. Peale selle on Reibaik mõeldud trikkide tegemiseks skatepargis. Nii, oma turgu me kirjeldame numbriga 32 miljonit. See on maailmas hinnanguline tõukeratasõitjate arv ning suurimad tõukerataste tootjad on Razor, MGP ja Micro. Oma konkurentidest me erineme sellepärast, et meil on ühe käega juhtimine, saad sõita jalaga korduvalt hoogu lükkamata. Peale selle on Reibaik ülistabiilne, tal on 3 ratast ja see juhtimissüsteem selline, et teeb selle stabiilseks. Ning lisaks on Reibaigiga sõitma õppimine lihtne ja sellega saab kiiresti hakkama. Kõik teie siin võite pärast proovida, ma arvan, et see võtab teil aega 20 sekundit ja siis te oskate sõita. Reibaigi maailma viimiseks meil on see suurepärane 6-liikmeline meeskond. Raino siin keskel on idee autor, kes on ka varem sarnaseid asju leiutanud ja kõik ülejäänud töötavad selle nimel tugevasti, et Reibaik maailma viia. Tänaseks on meie areng selline, et me võitsime ära loomulikult ajujahi. Siis nüüd juba loomulikult
me müüme Sportlandis Ray-Bike'e ja me oleme müünud seal kokku ligikaudu 100 tükki neid tänaseks. Me oleme arendanud edasi tooteid ja Raino valmistas just hiljaaegu Ray-Bike'i, mis on mõeldud siis maastikul liikumiseks, see on 300 mm ratastega ja veeres väga hästi Nõmme radadel, kus ma seda ise proovisin. Me juba valmistame ette järgmiseks Ray-Bike'i partii tootmiseks ning me osalesime ISPO messil siis oma boksiga. Me saime sealt müügikontakte ja saime ka kasutajate tagasisidet. Tulemuseks me nüüd peame läbirääkimisi erinevate edasimüüjatega, kes võtaks juba Ray-Bike'i müüki Saksamaale, Hollandisse, Šveitsi, Itaaliasse ja nii edasi. Meie äri on üles ehitatud sellelt, me müüme Ray-Bike'e veebis ja läbi edasimüüjate ning meie põhioskused ja teadmised on, et meil on Ray-Bike'i bränd ja turundus, meil on olemas patent, mis on veel kaitsmisel, siis on meil olemas tootearendus, mida peamiselt haldab Raino ja meil on olemas tarneahelate haldus, mis siis tähendab peamiselt seda, et me otsime erinevad tootekomponendid üles, vaatame, et nad on kvaliteetsed ja oskame seda igal ajal kokku panna. Meie plaan näeb välja seda, et me täna selleks, et ellu jääda, me peame Ray-Bike'i saama suuremas kogustes müüki, mitte ainult 100 kaupa ja lähitulevikus 2014. aastal me oleme kokku müünud 35 000 Ray-Bike'i, meie logistika on paika seatud sedasi, et kõik inimesed, kes teda tellivad, saavad ka Ray-Bike'i kätte ja meie tootmine on viidud sellisesse kohta, kus see on optimaalne, selle tootmise hind on optimaalne. Ray-Bike'i elluviimiseks me täna otsime investorit ja vajame 150 000 eurot siis maailma viimiseks. Ning me jõuame nulli aastaks 2014. Seda näitab ka meie finantsnumbrid. Kui investor paneb raha, siis investor riskib Ray-Bike'i pannes sellega, et tulevad koopiategijad, kes on Hiinas juba Ray-Bike'ist pilti teinud ja hakkavad seda seal samamoodi tootma. Meil on need riskid maandatud ja ühtlasi on risk see, et see tootmise hind ei tulegi nii odav, kui me praegust täna prognoosime, sest et kõik hinnad tõusevad. Ja Ray-Bike'ist välja saab investor sedasi, et me müüme strateegilise partnerile kas siis osa ärist või terve äri maha. See ongi see, kuidas me Ray-Bike'i maailma viime. Tänan tähelepanu eest. Nii, aitäh, Märt! Ma arvan, et ma pean mõned selgitused jagama, sellepärast, et ma vaatan nõutud nägudega inimesi seal rõdudel. Esiteks, esitlus oli inglisekeelne, eks ju, miks inglisekeelne, siis sa rääkisid suurtest numbritest, miljonitest ja nii edasi. Siis selgituseks nii palju, et nagu ka eelnevalt kõnelejad mainisid, siis startup on selline ettevõte, mille ambitsioon ei ole mitte rohkem ega vähem kui maailma vallutamine. Ja maailma vallutada saab ainult siis, kui lähed Eestist välja, kaasad välisinvestoreid, viid selle välisturgudele, mis tõttu see presentatsioon oli ingliskeelne. Ja numbrid ikka selleks, eks ju, et oleks investoritele atraktiivsem. Aga mul on teile, kes te seal rõdudel olete, siin all olete, kuuldes nüüd seda lugu, Eesti inimesed on leiutanud uudse liikumisviisi, ühe käega teed niimoodi enda ees ja muudkui liigud. Kütust ei võta peale lihasenergia. No andke käega märku, kui paljud teist oleks valmis seda proovima. Seal rõdudel ka, andke käega maiku, kui paljud oleks valmis proovima täiesti uudset Eesti tõukeratast. Näed, seal on üks julge trükk, seal on ka üks julge noormees, väga hea. Nii, mul on hea uudis. Need on täiesti töökorras. Täiesti töökorras sõiduriistad, nii et tulge siia alla ja proovige ise, mis tähendab selle sõiduriistaga töötada. Aga sulle, Märt, on mul tegelikult küsimus. Kohates palju selliseid noori, kes oma peas igasuguseid suuri ärimõtteid mõtlevad, siis nende esimene mõte on see, et näed, teeks küll, kui sa mulle tooks mingi 100 000 euri, siis ma teeks. Ja samas ettevõtjad, investorid ütlevad alati ettevõtjatele
nendele noortele ettevõtjatele, et raha ei ole probleem. Mis on siis teie kogemus? Kas ettevõtluses raha on probleem, ehk siis selle puudumine või ei ole probleem? Raha kindlasti ei ole see peamine probleem. Et pigem sa tõid välja see õigesti, et meil on vaja näidata investorile, et see äri teenib ja investorit huvitab kõik see, mis on kasum ja mitte midagi muud teda ei huvita. Kui suudate ära näidata, et teil on meeskond, et meeskond, mis suudab seda kasumit teenima panna, siis see raha ei ole küsimus. Tõenäoliselt meie saame ka selle raha, mida me küsime. Füüsilise tootega kui Reibike tuleb arvestada mingisuguste kuludega, aga seda on võimalik saada kaetud näiteks EAS-i või muude toetuste näol, et ka sõbrad laenavad raha. Nii et kuidas Reibike on sündinud, on põhimõtteliselt see, et te oleks võinud teha niimoodi, et öelda, et mul on suurepärane idee. Ma teeks nagu siukse tõukeratta, mida kuskil maailmas ei ole, aga käi mulle papp välja. Et mida teie hoopis tegite, oli panite... Me tegime esimese sammu. Jah. Seda on Raino tegi esimese sammu. Raino läks garaaži, tal tuli mõte ja pani kokku esimese Reibike'i. Mul ei ole seda pilti siin kaasas, aga see on päris huvitav näha see esimene Reibike. Nii et täiesti otse öeldes ongi see garaažis tehtud see esimene prototüüp. Väga õige, vastab tõe. Väga hea. Aitäh Märt, aitäh Reibike'ile. Teeme suure aplausi neile ja nagu ma ütlesin, need sõiduriistad on siin olemas, tulge proovige, kas teile sobib selline liikumisviis. Nii, järgmiseks on mul hea meel kutsuda siia lavale Kristjani ja Kristjanil on ka kaasas see idee, millega ta on liikunud rahva seas ja Kristjani toode on, kui ma nüüd õigesti ütlen, Lulu puidust kassiliiv. Lulu puidust kassiliiv. Nii, mina olen käinud kaupluses kassiliiva leti ees ja need on tõesti igasuguseid, igat masti. Ja nüüd ma tahangi anda sinule sõna, et sina tutvustaksid oma toodet ja miks just sinu toode nendest mitmetest erineb. Aga palun, 3 minutit, sul aega. Jah, aitäh. Mina olen siis Kristjan Akkermann ja tutvustan Lulu puidust kassiliiva tootmise ideed. Ja idee sai alguse eelmisel aastal, kui võtsime oma perre kassi ning kohe tekkis küsimust, et millist kassiliivakasti siis valada. Me proovisime väga erinevaid kassiliivasid, aga kõikidel olid omad probleemid. Esiteks, kassiliivad olid väga purused ja kass tassis need kassiliivad siis mööda elamist laiali. Enamik kassiliivasid läks väga kiiresti haisema ning need olid pakendatud väga kergesti purunevatesse, rasketesse, ebamugavatesse kottidesse, mis pealekauba nägid üsna inetud välja nagu tsemendikotid ehituspoodides. Otsustasin midagi ette võtta ning tegime siis sadade kassiomanike seas küsitluse ja veel lisaks 10 kassiomanikega intervjuud ning saime oma probleemidele kinnituse. Lisaks saime teada, et 83% kassiliiva ostjatest on naisterahvad ning puidust kassiliiva kasutajate seas on 2 korda rohkem soovitajaid kui teiste kassiliivade kasutajate seas. Ja nende uuringute põhjal siis alustasime oma toote väljatöötamisega. Tänaseks siis on välja töötatud väga ivav kassiliiv, mis siis lukustab kõik vedelikud ja lõhnad puidupooridesse ja mis tähendab seda, et kassiliiv ei lähe haisema. Puit on ka naturaalselt antibakteriaalne ning seda saab tualetist alla lasta või komposteerida ja pelletite kujul on siis kassiliiv raske, mis tähendab, et sinu kodu on lihtsalt puhtam. Pakend on kerge, väike, seda on mugav kanda, see on mugava sangaga. Seda on mugav poest tuua, kodus avada
ja pärast hiljem ka ära visata. Lisaks on välja töötatud siis selline ühekordne kassiliivakast, nagu võib näha siin. Ja see on mõeldud siis sellistele kassiomanikele, kellel on uus kassipoeg, pole jõudnud veel varustust osta, või siis kassioomanikud, kes tahavad võtta oma kassi suvilasse kaasa või viia puhkuseajaks ema juurde, või ka nendele kassiomanikele, kelle jaoks on regulaarne kassiliivakasti pesemine ja desinfitseerimine väga ebameeldiv tegevus. Kassiliiva, siis ühekordse kassiliiva kasti kaane saab ära rebida, kaanes saab voltida väga mugavad kühvlid ja kui siis on see kasutatud, siis sa saad kogu täie lihtsalt ära visata. Hetkel on siis tootmisküpsuses puudu veel pelletite klombistumise omadus ja ka selline globaalselt sündinud brändi pakend. Ja peamiseks sihtrühmaks peame siis keskmisest jõukamaid naisterahvaid ja globaalne selline kassiliivade turg, öeldakse, on $5 miljardit. Meie plaanime kolmanda tegutsemisaasta lõpuks 2 miljonise käibe saavutada eurodes siis. Nii, aplaus Kristjanile. Jällegi selgituseks, eks ju, kes te siin rõdudel ja siin all vaatate, siis ega see, ütleme, selle välkesituse tegemine väga kerge ei ole, eks ju. Ega ikka, prožektorid on näos. Prožektorid on näos, väike närvipinge, aga sa said väga hästi hakkama. Sinult ma tahan küsida seda, et ma kujutan, tegelikult mitte ma kujutan, ma mäletan seda, kui sa käisid garaažis rääkimas sellest, et sul on kassiliiva idee ja siis mina mõtlesin küll, et issand jumal küll, kassiliiv, mis asja. Ja täna sa oled siin reaalse tootenäidisega, reaalse pakendiga, et mis on sinu puhul olnud alustades kõige raskem? Ma arvan, et kõige raskem on olnud see, et juhul, kui sul tuleb idee ja sa veel oled üksinda, et siis leida need mõttekaaslased ja see mingi sõnum, mida sa siis kogu aeg käid ja nagu räägid, et meie jaoks on see sõnum, inglise keeles on no mess cat litter, et me tahame nagu võimalikult murevabaks kassiomaniku elu teha. Et just leida see põhiline mõte, millise probleemi sa lahendad ja leida mõttekaaslased, et tasub nagu mitte teha üksinda nokitseda, et tulla välja. Julge sa täna väita, et sa oled leidnud need mõttekaaslased ja sa lähed julgelt edasi? Jah, mul on siin partner kaasas ja lisaks olen leidnud sellise nõunike võrgustiku, kellega siis jagada progressi ja edasiminekuid ja nõu saada seal loomulikult. Aitäh, Kristjan, ja edu sulle selle kassiliiva maailma veimisel. Jah, aitäh. Nii, aplaus Kristjanile veel kord. Väga erinevad tooted on täna laval, nagu te näete. Ja järgmisena on siis üks selline moodne tehnoloogiline rakendus ja ma tahan lavale kutsuda Dmitri, Healthiest Mobi esindaja ja tema räägib meile uudsest tehnoloogilisest lahendusest. Palun! Tere! Mina olen Dmitri. Mul on selline huvitav asi nimega Südame või süda.me. Inglise keeles kõlab ta vastikult, sellepärast, et see on Health Tracking Solution. Ja sisuliselt, mida see asi teeb? Ta muudab maailma paremaks. Miks? Sellepärast, et südamehaigused on sisuliselt 3. põhjust, miks inimesed surevad. Te teate ise, mis toimub Eestis. Arstid lasevad jalga. Tuleb olla sabas tükk aega, enne kui sa arsti juurde saad. Ja tegelikult see on probleemiks. Maailmas on suhteliselt vähe sellised monitooringu vahendid, mis võimaldaksid inimestele, näiteks vanuritele,
millal nemad lähevad seenele kontrollida oma tervist. Kontrollida, mis toimub nende südamega. Sellepärast me leiutasime sellist asja. Sisuliselt see on juba nii nagu praegu tulemas iPhone 5. Meil on see 4. prototüüp. Väga väike vidin. Nood nii suur. Mis tõesti käib iPhone'i külge. Ja tänu sellise väikese asjaga saab võtta kardiogrammi. Seda ei ole vaja kuhugi edestada, sellepärast et meil on välja töötatud tarkvara, mis ka nutitelefonil lihtsalt töötleb seda kardiogrammi ja ütleb inimesele, kas tervis on korras või mitte. Nüüd ma keeran seda salapärase asja. Valmis ja panen tagasi tasku. Sellepärast, et seda veel ei saa osta, kuna me vajame. Siin on pildikene. Pisut pingutada ja arendada asi lõpuni valmis. Me ei saa seda asja päris tasuta jagada. Me üritame ta müüa 50 euroga ja üritame teenida peaaegu miljard eurot. See on ambitsioon, ei ole teada, kas see õnnestub või mitte, aga vähemalt me usume seda, et me midagi suudame teha. Miks? Sellepärast, et maailmas meil on ainult üks konkurent. Vot selline raamikene, mis käib samuti iPhone'iga koos külge ja seda firma nimetus on LiveCore ja ülejäänud on vaba. Siin koha peal ma hea meelega lõpetaksin, sellepärast, et edaspidi on ärisaladused. Ja palun esitada küsimusi. Nii. Aitäh Dimitrile. Nii et saama nüüd õigesti aru, et see, mis sinu toode teeb, asendab selle arsti kabinetis oleva suure kardiogrammi, kust jookseb lint välja, asendab mobiiltelefoni ja selle juhtmejupiga. Just nii, et see masin, mis on nagu sama suur nagu külmkapp ja seisab arsti juures, ta on niivõrd minimiseeritud, et praegu ta on nagu 10 senti. Ja selle masina järgi saan ma tulevikus oma elu sättida, nii et ma elaksin tervislikult. Juhul, kui sa teed spordi, siis kohe kindlasti. Okei, ilma spordita ei saa ühesõnaga, tuleb ikka tervislikult toituda ja sporti teha. No vastasel juhul sa järjest nukramad tulemused näed. Selge. Aga Dimitri, sinult ma tahan küsida seda, et kui kaua te olete olnud selle tootega niimoodi arenduses, et millal oli selline esimene mõte ja kaua on mööda sellest läinud? Esimene mõte on olnud tegelikult aasta 2008. Esimene prototüüp sai valmis aastas, oktoober 2010. Et see on juba päris pikk aeg, eks ju, 4 aastat tuleb ära. Räägi mulle, mis hoiab sind kui ettevõtjat tegevuses? On tegelikult armastus. Ongi nii? Ja. Armastus mille vastu või kelle vastu? No, esiteks mul on ema. Ema vajab sellist asja. Siis mul on 2 last. 2 last vajavad raha, sellepärast, et varsti lähevad ülikooli. Ja siis mul on naisterahvas, keda ma armastan. Väga hea, Dimitri, mul on hea meel, et sa tuletasid elu põhiväärtuseid meelde meile kõigile, et küsimus ei ole siin ainult ettevõtluses rahas, vaid ei saa ilma perekonnata ja armastuseta. Aitäh, Dimitri, ja edu sulle selle rakenduse viimisel maailma. Nii, ja viimase ettekandena, ja ma ütlesin, et pärast ettekannet teil kõigil julgetel ja vähem julgetel on võimalik asuda siia alla. Siin on sellised valged lauad ja teil on võimalus küsida nende samade ettevõtjate käest, kes siin laval olid ja lisaks on liitunud veel paar ettevõtjat, küsida küsimusi. Küsida selliseid küsimusi, millele te olete ammu tahtnud vastust leida. Kas küsida nende samade ürituste kohta, Start Smart, Ajujaht, või ettevõtluse kohta, alustamise kohta, raha saamise, meeskonna, mille iganes. Aga viimasena annan ma sõna paneelis noori alustavaid ettevõtjaid esindanud Ülasele ja Like a Local Guide.
Mikrofon. Kõik on hästi, jah? Nii. Ma siin seisan, siis on okei. Nii. Like a Local Guide aitab kogenud reisijal ennast võõras linnas kohalikuna tunda. Mõelge oma kõige meeldejäävama reisimiskogemuse peale. Oli see siis, kui te tegite selle kohustusliku Eiffeli torni pildi või hoopis siis, kui te keerasite peatänavalt kõrvale, leidsite sealt ühe väikese turistidest külastamata koha ja pidutsesite kohalikega hommikuni. Me kõik tahame kogeda midagi tõeliselt kohalikku, aga sellegipoolest lõpetame mõnikord ülehinnatud turistirestoranides või hoopis läheme McDonaldsisse, sest me ei tea, kuhu veel minna. Seda valu me tahamegi leevendada, hoida sind reisides turistilõksudest eemale ja aidata leida kohalikke kogemusi. Tegime uuringu ja ka sellest selgus, et üle poole inimestest tahaks tegelikult reisinõuandeid saada tõelistelt insideritelt ehk kohalikelt. Millegipärast on piisavalt tuntud tegijaid, aga just nendes teistes sektorites, kus jagatakse teiste turistide arvamust või Facebooki sõprade arvamust. Like a Local jääb sellesse kohalikku arvamust jagavasse sektorisse, kuid seal on ees ainult mõned tundmatud, väga väikesele nišile mõeldud reisisaidid nagu Spotted by Locals ja Unlike. Miks? Me usume, et see on sellepärast, et nad ei ole piisavalt personaliseeritud. Mida Like a Local Guide teeb, on see, et me ehitame üle maailma kohalikest entusiastidest koosneva võrgustiku, kes kõik jagavad oma lemmikkohti meie saidil. Sina saad selle kaudu nõuandeid just selle kohta, mida teeksid sina, kus sa käiksid, kui sa elaksid Barcelonas, Londonis või New Yorgis. Ehk siis sa leiad nagu oma kohaliku kaksiku. Personaliseerituse saavutame sellega, et igalt inimeselt küsitakse erinevaid lõbusaid mängulisi küsimusi ja selle kaudu näidatakse sulle vaid neid kohti, mis sind huvitada võiksid. Tulemuseks on sinu isiklik reisiraamat, mida sa võid kasutada nii iPadis kui ka mobiilis. Meie sihtgrupp on keskmisest rohkem reisivad inimesed, kes täna on valmis erinevate reisiraamatute või rakenduste eest maksma 3 ja 20 euro vahel. Like a Locali rakendus hakkab maksma umbes 5 eurot ja 24 tunni jooksul saad sa kogu kasutajakogemuse täiesti tasuta. Pärast seda hakkab see muutuma linnapõhiseks tasuks. Reisijuhtide koguturg maailmas on täna umbes $500 miljonit, aga see ei ole meie ainuke tuluvoog. Lisaks sellele plaanime luua nii-öelda börsi kohalike teenuste vahendamisele, kus need samad kaasatud vabatahtlikud võivad pakkuda näiteks giiditeenust või kohtuda nende inimestega ja neid kohalikes pubides ringi vedada. Lisaks sellele on muidugi affiliate mudel ja me tahame koostööd teha just selliste teenustega, mis pakuvad sellele kohalikule elamusele lisaväärtust, nagu kohalik majutus Airbnb kaudu või ekskursioonid Kitsi kaudu. Miks me arvame, et me sellel ülerahvastatud reisisaitide turul läbi suudame lüüa? Me oleme juba üles ehitanud 2 äri, mis teenindavad sama sihtgruppi, iseseisvat rändurit. Like a Locali nimega paberkaarte antakse sel aastal välja 6 linnas 4 riigis ja neid kasutab peaaegu 400 000 inimest. Meil on ka ekskursioonifirma, mis samasuguse kontseptsiooniga lubab inimesed viia kohalike poolt armastatud kohtadesse ja see on siiani sel aastal meile toonud peaaegu 20 000 klienti, mis on Eesti suurim iseseisev tuurioperaator. Meie meeskonnas on 3 täiskohaga inimest, Kalev, kellel on 10 aastat reklaamiagentuuri kogemust, mille asutajate hulgast on olnud, mina, kes ma olen värvanud ja juhtinud rahvusvahelisi müügitiime, peaaegu 20 liikmelisi, ning Rait, kellel on 12 aastat tarkvararenduskogemust. Lisaks rahvusvahelise kogemusega mentorid. Kui teile meeldib, mida me teeme ja mõtlete, et võib-olla võiks laheda tiimiga liituda, siis võtke minu kraest pärast kinni. Aitäh! Nii, aitäh, Ilane! Ma tean, et sinul ei ole see esimene ettevõte ja esimene äriidee, mida sa realiseerid. Aga ma tahan sinult küsida seda, et mis oli see esimene samm, mis viis sind ettevõtlusesse? Tead, see oli võib-olla see, kui ma peale esimest kursust töötasin kõigepealt SEB pangas ja me saime boonust selle eest, et kui palju ISIC-kaarte ja igasuguseid muid teenuseid me müüsime.
ja siis ma tõin kõik oma sõbrad ja vanemad ja sugulased, kõik tõin SEB panga klientideks. Aga aasta hiljem läksin ma Ameerikasse raamatuid müüma ja see oli juba selline päris reaalne ettevõtluskogemus, kus sa tõesti saadki ainult seda, mida sa nii-öelda sisse paned. Kas vastab tõele see, et ettevõtjaks ei saa ilma sellise raskete aegade läbimiseta? Ma olen üsna kindel, et see nii ongi ja tegelikult ma arvan, et üks asi, mis ettevõtjaid eristab inimestest, ongi nende võime taluda ebakindlaid, keerulisi ja raskeid aegu ja ennast sellegi poolest sellest läbi motiveerida. Nii et ka sinul on olnud selle ettevõtlustee jooksul raskeid aegu? Ja ma soovin, et ei oleks, aga... Selge, aitäh, Ülane, aplaus Ülasele ja meie selline lavaline osa hakkab siit otsa lõppema. Ma tahan teid, kes te kuulete, ma ei tea, kui kaugele te mind kuulete, aga siin aatriumis on tegevad ettevõtjad, kes on valmis vastama teie küsimustele. Osad neist on valmis isegi teile tööd pakkuma. Teised otsivad tagasisidet oma tootele või teenusele. Ja kolmandaks on teil võimalus ise saada informatsiooni, saada teadlikumaks, mida teha selleks, et ettevõtjaks hakata või kuidas alustada. EAS koos oma partneritega on loonud mitmeid erinevaid võimalusi ja täna oli siin tutvustamisel ettevõtlusnädal, mis leiab aset järgmine nädal. Terve nädal aega, iga päev väga erinevaid ettevõtlusega seotud üritusi alustavale ettevõtjale, tegevale ettevõtjale ja juba suurtele ärihaidele. Lisaks ettevõtlusnädalale on siis käimas Start Smart ürituste sari ja tegemist on kord kuus aset leidva sellise konverentsiga, kus teil on võimalik kuulata välismaalt tulevad oma ala tippspetsialiste, ärimehi, investoreid, jagamas head nõu ja teisel päeval on võimalus teil ise kaasa lüüa erinevates töötubades. Ja siis loomulikult ajujaht. Ajujaht on vast kõige rohkem tuntud ja see saab ka on täna alguse saanud ja juba aktsepteeritakse selle erinevaid ideid. Ja kõikidesse nendesse programmidesse on äärmiselt lihtne siseneda. Te lihtsalt lähete kohale. Aga kellel on tõsine soov alustada ettevõtlusega, siis ma näitan teile piltlikult ette, mida tähendab ettevõtlusega alustamine. Ja need, kes on rõdudel, ka seal 3. korrusel rõdudel, siis mul on 1 euro, mida ma olen valmis lihtsalt niisama ära andma. Esimene, kes tuleb minu juurde ja võtab mult ära 1 euro, saab selle euro endale. Super! Mis su nimi on? Siim sai 1 euro omanikuks ja tegi selle esimese sammu ja korjas selle praktiliselt maas vedeleva raha ülesse. Nii et kui te soovite samamoodi ettevõtjaks hakata, siis esimene samm on see, et te tulete kohale ja korjate selle teadmise või raha ülesse. Aitäh teile, kes te siin koha peal olite. Kõikide nende ürituste kohta leiate rohkem informatsiooni kodulehekülgedelt ja kohtume siis juba reaalselt tegevuses. Nii et lauad on siin olemas, ettevõtjad ootavad teid ja teie küsimusi. Aitäh teile! Aitäh sulle!